Vahval ümarlaual õpilastega Jõgeva gümnaasiumis arutleti presidendiga võimaluste üle, kuidas tulevikus tõhusamalt koolides tehisaju kasutada. Eks ta on ju mitu aastat siin kasutuses olnud, aga ikka ollakse natuke ebalevad veel ja õpilased on varvad muidugi kasutama ja osad õpetajad ka, nii et see vestlus oli väga inspireeriv ja usku süvendav, et see tehisaru aitab ühelt poolt nii õpilasi kui ka õpetajaid ja läbi selle kindlasti selle mõistliku kasutamist ja läbi selle omakorda on rahvas jälle targem. Tehisaju on Jõgeva koolis nii õpilased kui õpetajad kasutanud ja testinud juba mõnda aega. Meie kasutus praegu on olnud küll rohkem individuaalne, me ei ole arutanud, et kuidas seda tervikuna koolis rakendada, aga me oleme suunanud õpilasi endale koduõpetajaks AI-d kasutama ja see on mõnedele väga inspireeriv olnud, aga samas õpilased on muidugi iseseisvalt ka kasutanud teda päris palju. Nii et me vahel peame kontrollima ka seda, et kas õppematerjalides, kus ei tohiks olla seda tehisaru teksti, siis kontrollime üle, et oleks oma tekst, kas tehtud siis kõrvale või viidatud vähemalt kasutusele. Õpilaste endi sõnul tehisaju koolis kasutusele võtt oleks kindlasti asjakohane. Kuna juba praegu kasutatakse, siis ka hiljem oleks päris hea, kui ta on juba kooliga seotud, et õpetajad on ka sellest teadlikud ja kõik on nagu paigas selles. Kas kui palju olete juba praegu kasutanud? No jällegi oleneb õppeainest, oleneb kõigest muust, et eks ikka on kasutatud, aga niivõrd kuivõrd oleneb sellest ikkagi õpetajast ja sellest, kui palju seda propageeritakse tunnis. Kui tuua võrdlus Eesti vanarahvalt, siis kui meile tuli internet ja guugeldamine, siis see oli ju tarkmees taskus, eks ju. Aga praegu meil on tehisaru, et mis on nagu kratt, et ta ise suudab kokku üle interneti otsida kõige paremad vasted ja siis on inimese enda kriitiline otsus, et mida ta siis usaldab ja mida mitte. Ehk siis, et kui hea kratt tal on, et ma arvan, et igaüks võiks õppida kasutama seda õigesti. Kindlasti on tehisaju kasutades hetkel ka murekohti. Murekoht on see, et tegelikult esimesed hetked näitasid kohe ära, et kui teda arutult kasutada, siis saab hästi arutuid vastuseid. Ja see eriti, mul füüsikaõpetajana andis kohe tunda, kui seal tulid mingid imelikud tähised ja jutt läks hoopis asjast mööda. Ka president kasutas täna kooli külaliste raamatusse sissekannet tehes tehisaju. Ma kirjutasin üks ilusa lause, mille tehisaru mulle andis, aga kuna ma olen olnud teadlane, siis ma panin ka viite alla, et mitte minu enda nimi on seal, vaid ka viide oli, et selle pani kokku ChatGPT.